Tervitan teid siit Kai kunstikeskusest, sest külas on mul suur muuseumisõber Liis Lemsalu. Põhjust on rääkida nii muusikast kui ka visuaalsest kunstist, sest tal on ilmunud uus videosingel Kirss. Liis Lemsalu on Eesti üks edukamaid ja mitmekülgsemaid popartiste, kelle karjäär sai hoo sisse pärast Eesti otsib superstaari võitu 2012. aastal. Aastate jooksul on ta toonud kuulajateni rea hitte, võitnud mitmeid muusikaauhindasid ning kujunenud artistiks, kes tunneb end vabalt nii modernse popi, souli kui ka country radadel. Tema värskeim, seekord hoopis Ladina-Ameerika hõnguline videosingel Kirss andis Liisile, aga lisaks uuele stiilile veel ühe põneva rolli. Sul on uus videosingel loole Kirss. Palju õnne kõigepealt. Sellel on valminud video, mille kuulduste järgi sa ise monteerisid. Kas vastab tõele? See vastab tõele. Kuidas sa seda tegid? Kuidas sa sattusid monteerimise otsa? Või kas sa oled seda juba varem ka teinud? Pigem ikkagi ei ole varem monteerinud. Et ma olen alati tahtnud, minna alati kuidagi köitnud see videote lõikamine ja režii ja üldse, kui ma filme vaatan või teiste muusikavideosi, siis ma vaatan ka üsna sellise nagu võib-olla natuke teistmoodi kui ma ei tea, tavaline inimene, kes lihtsalt naudib. Aga nüüd seekord, kuna meil oli nii palju materjali juba olemas, siis ma mõtlesin, et kes veel suudab selle niimoodi kokku panna, nagu ma tahaksin, kui mitte mina. Räägime loost ka. Kirss on see lugu. Mis see sinu jaoks üldse tähendab? No kui me seda kirjutasime, siis tegelikult see viis oli olemas. Ma olin Amsterdami stuudios oma produtsendiga ja ma laulsin talle siis kitarri saate seda refrääni. Ja vist oli isegi salm, mul oli kõik olemas, mul oli salm, pre ja refrään. Ja siis ma lihtsalt nagu jammisin ja ütlesin talle, et I have this idea, mul on selline idee, et tee lihtsalt midagi, hakka siis toimetama seal köögitoimkonnas. Ja siis ta hakkas toimetama ja siis see läks väga nagu ladinapäraseks, et ma ise ei tunneta, et mul on väga selline ladina Chiquita, aga kuna minu produtsent Clifford on siis pärit tegelikult Curaçaolt, mis on siis selline väikene armas saarekene Ladina-Ameerikas, siis temal on need rütmid ja taju ja kõik see on tema sees nii olemas, see selline ladina vibe. Ja tema kuuldis seda hoopis nii ja sealt siis me edasi sõitsime. Lisaks Ladina-Ameerika rütmidele leiab albumilt aga väga laia helikeele. Liis ise ütleb, et Alakaart oli tema jaoks hästi vabastav kogemus, kus sai mängida oma erinevate külgedega. Nii klubimuusika piiril oleva popi, hingelise souli kui ka rahulikumate ballaadidega. Üks sellistest lugudest on ka Lauri Saatpaluga koos tehtud Münt, kuhu vanameister aga peaaegu poleks peale sattunud. No ma mõtlesin selle olukorra vist väga palju keerulisemaks, kui see oli, sellepärast, et mul läks nii kaua aega, et üldse selle mõttega edasi minna ja siis lõpuks, kui mul oli telefoninumber, ma ei julgenud helistada, ma ootasin, värisesin nagu väike jänes kuskil nurgas umbes mingi 4 kuud ja ma ei julgenud vajutada seda rohelist, et call, helista. Ja lõpuks ma siis kuidagi võtsin oma julguse kokku, sest me olime loo saanud tegelikult, lugu oli põhimõtteliselt täiesti valmis. Aitäd Laurit, ma ei olnud küsinud, et kas ta oleks siis nõus. Ja siis ühel kevadisel päikesepaistisel päeval ma helistasin talle ja tegelikult oli üsna kohe nõus, aga ma ütlesin talle, et ma saadan sulle loo ka ikkagi, et mõtle, aga ta oli nõus. Okay. Õigel hetkel helistasid, et õige see päike paistis. Ja tundub küll, jah. Aga väga hästi hääled kõlavad koos, et see on mega tuus lugu. Veidikene on ka selles loos juba country hõngu. Rohkem läheme countrysse looga Jackpot. Stefanist me täna ikka rääkima, sellest on räägitud küll. Aga räägime võib-olla sellest, et tegelikult sul on varsti suvel küll paari kuu pärast tulemus üks üritus, kus kuulduste järgi saab tervet Liisi repertuaari, mitte küll tervet, aga vähemalt tervet esinemiskava kuulda country võtmes. Et räägi sellest ka veidikene. Jaa, see on siis Hiiumaa country, jah. See tuleb üks tohutult lahe asi, et ma olen varasemalt sellised eriprojekte teinud, olen varasemalt ka countryga kokku puutunud, aga ütleme nii, et see country rahvas on üks pöörane rahvas. Ma on üks kord nagu päris country veol esinenud, ka oma enda lood uues kuues ja see oli ka täiesti pöörane nagu see kaasas olemine ja see nagu kohalolu on ikkagi väga järgmisel tasemel, et ma nautisin seda ja arvatavasti suvel see festivali esinemine tuleb ka mega äge.
sama vist pärast küsida, et kas see ongi Liisi uus peatükk või mis sellest kantrist edasi saab? Ei, ma arvan, et see ongi lihtsalt üks väike amps, aga ikkagi ma tunnen, et ma olen ikkagi nagu popi kirjutaja, et ma võin nagu stiililiselt natuke siia-sinna katsetada, aga ikkagi nagu kuskile ühte kohta ma vist ennast ei taha nagu niimoodi piiritleda. Mega tore, ma arvan, et sellega võibki lõpetada. Aitäh, et sa siin minuga olid ja edu! Aitäh! Nüüd vaatame aga üle, milliseid põnevaid kontsertelamusi pakub meile see nädalavahetus. Ilmad lähevad järjest soojemaks ja tänu sellele tuleb võimalusi vabas õhus kontserte nautida aina juurde. Korraliku Simmani popartistidega saab sel nädalavahetusel maha pidada juba nii mitmeski Eesti paigus. Alustame Lääne-Virumaalt Tammsalust, kus nii reedel kui laupäeval toimub suur rahvapidu. Laval kohtuvad väga eriilmelised artistid, alates Erich Kriegerist ja Renatest kuni Hundi ja Terminaatorini välja. Kuuba Libre taktis saab reedel kontserti nautida aga Tartus Majoraadi pargis, kus vabaõhu laval astuvad üles Karl-Erik Taukar ning Eesti muusika auhindadel enim tiitleid noppinud Sadu. Staaridest puudust ei tule ka Keilas, kus laupäeval toimub suur suve avapidu. Näpud saab taeva poole visata koos Triibupasta, Glitch-Erik ja Maxi, Shannoni ja Too Quick Startiga. Lisaks popkontsertidele pakub nädalavahetus aga veel palju põnevat. Tartus Huba stuudios astub eriti intiimse kontserdiga üles ülikoolist välja kasvanud ajakirjanduslik eksperiment Karju Lauristin. Kui hing nõuab rohkem rahvamuusikat, siis tasub võtta suund aga Oiu sadamasse Võrtsjärve ääres. Lavale astub Marko Matvere koos väikeste lõõtspillide ühinguga. Üle 2 aasta saavad aga jälle rõõmustada kõik beatboxi ja drum and bassi fännid, sest Tallinnasse kultuurikatlasse saabub alati täismajale mängiv Dub FX. Nüüd aga tähelepanu rockifännid. Juba täna, kohe pärast uudiste lõppu, on võimalik laeng kätte saada Tallinnast uuest lainest, kus oma plaadiesituskontserdiga astub üles Eesti teadaolevalt ainus kõrberokki viljelev bänd Kaibald. Laupäeval saab nautida aga tervelt 6 traadisemat artisti Kolga mõisa küünis toimuval üritusel Kolga Mass. Seekordseks peaesinejaks on Viiralt. Ning nädalavahetusele paneb pühapäeval mõnusa punkti Ameerika naislauljaga stoner rock bänd Acid King, kes astub üles oma muusikastiiliga vägagi sobivas lokaalis Hunger. Minu poolt mõnusat nädalavahetust ja häid kontsertelamusi!